Tänasel ja homsel päeval ehk siis 31. märtsil ja 1. aprillil 2018 on tulnud Ahaa, teadusbuss, psühhobuss ja Kvark Neemo teadusmuuseumisse Amsterdamis, et viia läbi 12 teadusteatri etendust ja 6 töötuba, mis on pühendatud Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale. Me tulime Hollandisse seetõttu, et Hollandi publik ei ole harjunud nägema selliseid teadusteatri etendusi, nagu meie oleme harjunud tegema. Ning kuna Holland on Eestile hea koostööpartner, siis elab siin ka päris suur Eesti kogukond ja seetõttu leidsimegi, et Amsterdam on väga hea koht, kuhu tulla Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistama. Luues etendusi selleks festivaliks leidsime, et parim viis näidata mitte ainult meid, vaid ka Eestit on jääda iseendaks ja teha etendused, mis räägivad meist ja on meielikud, mitte ainult Eesti 100 võtmes. Heli etendus on meil 2 väga efektset katset. Üks on suhteliselt laialt levinud Rubensi toru ja teine on selline meie enda ehitatud masin, mida me nimetame jauramismasinaks. Nüüd, jauramismasin on väga lihtne. Meil on membraan, kus on peal väike peeglitükk ning meil on laser, mis on sihitud sinna peeglitüki peale. Nüüd ta peegeldub sellelt peeglilt ja annab laserkiire täpi seinale. Nüüd, kui aga teha sinna membraanile või õigemini membraanile panna taha kõlar või teha sinna sisse häält, siis hakkab membraan vibreerima. Ja nüüd, kui teha hästi puhas toon, ütleme A-noot 440 Hz, siis tekib seisulaine ja ta annab väga ilusa selge kujundi seinale. Teadusteatri etendused, mida näha saab, ulatuvad psühholoogiast füüsikani, aga oma sisult on nad pühendatud nii Eesti ajaloole kui ka Eesti mütoloogiale, nii et eelkõige on tegemist siiski ülevaatega Eesti kultuurist. Meie teadusteatri etendusi on tänase põhjal öeldes võetud vastu väga soojalt. Publik on esitanud küsimusi, osalenud julgelt vabatahtlikuna laval ning saanud kindlasti üht-teist teada Eesti ja selle ajaloo kohta.